Kreml on juba teinud põhimõttelise otsuse korraldada ulatuslik mobilisatsioon pärast septembris toimunud Riigiduuma valimisi. Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma saadik Andrei Guruljov, endine kaitse- ja julgeolekukomitee liige, teatas ametlikult, et sügisel kuulutatakse Venemaal välja uus mobilisatsioon. Raske olukorra tõttu Ukraina rindel, talve-kevadise pealetungi läbikukkumise ja suurte kaotuste tõttu. Samal ajal arvavad mitmed Euroopa ametnikud, et Kreml võib lähikuudel tõepoolest olla sunnitud korraldama teise sundmobilisatsiooni, kui suured kaotused Ukraina rindel jätkuvad. Ja kohe märgib Washingtoni sõjauuringute instituut, et Venemaa kaotab juba teist kuud järjest kontrolli Ukraina territooriumite üle. Kui aprillis oli varem hõivatud territooriumide netokadu 116 ruutkilomeetrit, siis mai lõpuks ulatus see näitaja juba 281 ruutkilomeetrini. See tähendab, et Venemaa jaoks on trend lihtsalt õudne, mistõttu Vladimir Putin kiirustab kas raketirünnakutega sundima Ukrainat alistuma või kuulutab välja mobilisatsiooni, kuid alles pärast septembrikuu valimisi. Üldiselt hakkame asja uurima. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal. Sellele kanalile pange sellele saatele like ja kirjutage oma kommentaar selle video alla. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Bitši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Moskvas tunnistati ametlikult, et sügisel kuulutatakse Venemaal välja uus mobilisatsioon Ukraina rindel valitseva raske olukorra, talvise kevadise pealetungi läbikukkumise ja suurte kaotuste tõttu. Sellise avalduse tegi Venemaa Riigiduuma saadik Andrei Guruljov, kes oli varem kaitse- ja julgeolekukomisjoni liige. Edasi toon tema tsitaadi tema Telegrami kanalist. Praegu käivad kulisside taga ja võimukoridorides aktiivsed arutelud uue ulatusliku mobilisatsiooni vajaduse üle. Pealegi ütlevad asjaga kursis olevad inimesed, et põhimõtteline otsus selles osas on juba tehtud ja mobilisatsioon toimub sügisel. Gurulevi sõnul ei too selline otsus siiski läbimurret, kui droonide probleem ei leia lahendust. Tema sõnul lammutab Ukraina armee jalaväge juba lähenemisel, ei lase rünnakugruppidel pead tõsta ning on sõna otseses mõttes täitnud nii eesliini kui ka lähitagala. Ja tema sõnul saab Venemaa lihtsalt mitmekordse ohvrite arvu kasvu. Gurulev juhib samuti tähelepanu olukorrale Krimmis, kus on tekkinud bensiinipuudus ja kus toimuvad droonirünnakud maanteel, mida venelased nimetavad Novorossijaks ning mis peaks poolsaart maismaa kaudu varustama. Edasi toon veel ühe tsitaadi selle Gurulevi sõnadest. Vastane tegutseb jultunult, püüdes poolsaart, Krimmi ja meie lõunarühmitusi kütusevarustusest ära lõigata. Edenemine rindel on sisuliselt peatunud ja sõjaline erioperatsioon on lõplikult muutunud äärmiselt karmiks positsiooniliseks ummikseisuks, mis on kurnatuse eelkäija, kui initsiatiivi õigel ajal üle ei võeta. Ärge enam hellitage illusiooni, et kohe-kohe murrame läbi. Seda ei juhtu enne, kui me oma lähenemist kardinaalselt ei muuda. Me peame juhtimist ümber korraldama ja mis kõige tähtsam, karmilt vastutusele võtma need, kes ei suutnud tagada Novorossija trassi turvalisust, et teistel ei tuleks pähegi sellistes küsimustes hooletusse suhtuda. Siinkohal märgin ka, et varem kirjutas Londoni rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut võimalikust uuest mobilisatsioonist Venemaal. Raportis pealkirjaga Eesootav kriis Venemaa poliitilises majanduses. Instituut juhtis tähelepanu sellele, et praegused võimalused rahastada sõjategevust ja täiendada Ukrainas sõdivat väekoondist on peaaegu ammendunud ja Kreml seisab silmitsi fundamentaalse valikuga. Kas vähendada sõjalisi ambitsioone või esitada majandusele ja Vene ühiskonnale järsult suuremaid nõudmisi? Instituudi arvates võib teine stsenaarium hõlmata uut mobilisatsiooni, piiride täielikku sulgemist, töövaliku vabaduse piiranguid ja inimeste suunamist käsukorras kaitsetööstusettevõtetesse. Ja üleminekut täielikult militariseeritud majandusele, mis ühendab riigi omandi ja riikliku hinnakontrolli. Ma ei arvanudki, et ütlen seda, aga Guruljov on õigus. Nagu kirjutab sõjauuringute instituut, kaotab Venemaa juba teist kuud järjest kontrolli Ukraina territooriumide üle. See tähendab, et kaotab rohkem alasid, kui vallutab. Ja venelaste jaoks on see tendents lihtsalt katastroofiline.
Kui aprillis oli Venemaa relvajõudude poolt varem hõivatud territooriumide netokadu 116 ruutkilomeetrit, siis mai lõpuks ulatus see näitaja juba 281 ruutkilomeetrini. Kordan veel kord, aprillis kaotasid nad 116, mais 281. Ja kui olukord jätkub samamoodi, siis arvutage ise, kui palju nad võivad juunis kaotada. See tähendab, et Ukraina jõud on praeguseks suuresti peatanud venelaste kevadsuvise pealetungi. Alates detsembrist 2025 kuni maini 2026. Sõjauurimise instituudi hinnangul on Vene väed Ukrainas edasi liikunud vaid 40 ruutkilomeetrit, samas kui 2024-2025 aasta samal perioodil oli edenemistempo 500 ruutkilomeetrit. Seega hõivasid või tungisid Vene väed 2026 aastal vaid peaaegu 8% sellest territooriumist, mille nad 2025 aastal hõivasid. Vene vägede aeglane edenemine on seotud oluliste muudatustega lahinguväljal, sealhulgas Ukraina relvajõudude maismaa vasturünnakutega, tugevnenud Ukraina keskmaa rünnakutega ja terminalide blokeerimisega. Starlink Vene Föderatsiooni relvajõududele ja Kremli poolt Telegrami töö piiramine rindel. Venemaa kontrolli all oleva territooriumi vähenemist täheldatakse esmakordselt alates 2023 aastast, mil Ukraina relvajõud alustasid vastupealetungi. Viimase 2 kuu jooksul on Vene sõjavägi kaotanud peaaegu kogu maa, mille nad selle aasta algusest alates vallutasid. Aga tundub, et saadik Kuruljov lobises välja. Sest edasi, seesama Kuruljov ilmselt sai kaineks. Nagu iga venelane, kes joob viina lihtsalt iga päev. Ja nüüd jooksevad venelased kommentaaridesse kirjutama, et mis stereotüübid need on. Me ei joo viina. Te joote viina, käite pasteldes ja olete lihtsalt metsikud metsistunud olendid. Vabandust, läksin teemast kõrvale. Kuruljov selgitas Telegrami konto häkkimisega seda postitust, kus räägitakse karmist tupikust Ukraina rindel ja valmistuvast mobilisatsioonist. Mobilisatsioonist venelaste seas sügisel. Oma kanalil juba sõnumirakenduses Max kirjutas saadik Kuruljov, et tekstid tema Telegrami kontol levitavad vaenlased ja nimetas juhtunut provokatsiooniks. Ehk siis ta ei ütle, et tema ei kirjutanud seda, ta ütleb, et kuulge, see postitus Telegramis mind häkiti. Nüüd kõik levitavad seda postitust ja kõik räägivad, et Kuruljov ütles nii. Ja selles olukorras arvavad mitmed Euroopa ametnikud samuti, et Kreml võib lähikuudel olla sunnitud läbi viima teise sundmobilisatsiooni, kui suured kaotused Ukraina rindel jätkuvad. Ja need jätkuvadki. Washington Posti allikate sõnul peetakse Euroopas võimalikuks mobilisatsiooni ajaks perioodi pärast septembrisse kavandatud riigiduuma valimisi. Siiski ei jaga kõik seda seisukohta. Teised Euroopa ametnikud arvavad, et Kreml pigem paneb sõjalise kampaania pausile, kui astub poliitiliselt riskantse sammu. Ja nüüd tsiteerin Washington Posti. 2022 aasta mobilisatsioon langetas Vladimir Putini reitinguid ja ühiskonna toetus sõjale ning põhjustas sadade tuhandete venelaste põgenemise välismaale. Venemaa võib võtta pausi, kuna sõja jätkamine praegusel kujul muutub võimatuks. Kreml seisab silmitsi fundamentaalse valikuga. Kas vähendada sõjalisi ambitsioone või tõsta radikaalset nõudmisi ühiskonnale ja majandusele? Aga ükskõik millises olukorras ei saavuta Venemaa enam seda võitu, millest need metsistunud pesemata venelased nii väga unistasid. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.